Tere tulemast kuulama podcasti Aktiivne objektiiv, podcast fotograafidelt fotohuvilistele. Mina olen fotograaf ja saatejuht Liis Reimann ja kui sulle see saade meeldib, siis jaga kindlasti ka oma sõbraga ja kui jagad sotsiaalmeedias, siis tagi meid kindlasti ära Aktiivne objektiiv. Nii, tere tulemast siis kuulama järgmist osa ja täna on külas ööfotograaf Kristjan Madalvee. Nii on, tervist. No tere Kristjan. Ööfotograaf on nagu on, et me ei leidnud paremat asja, aga teeme nii, et lepime, et siis on ööfotograaf. No lepime nii kokku jah, see et uus siuke ametinimetus või? Jah, patenteerin ära. Patenteeri ära jah, just, saad hakata raha küsima, saad rikkaks. Aga jah, nagu nimis ütleb, et sa pildistad siis ainult öösel, ma saan aru. Ja selles mõttes, et ma nagu ööfotograafiagi hobiga tegelen öösel. Selles mõttes, et see on kunagi tulnud selles mõttes niimoodi, et mingisugusest ajast, kus käisid palgatööl, siis ega päeval ei ole aega, on ju. Et siis aga tahaks hirmsasti käia, siis lähed öösel, hakkad leidma endale lahendusi, kus on vaba aega, kus saab käia. Ja siis hakkas nagu meeldima see öösel väljas käimine. Et nii ta on kuidagi jäänud ja nüüd on ajad nagu teissugused, aga endiselt ma päeval kuidagi ei leia seda mingisugust võlu või asja enda jaoks nii palju, kui on seda öös. Et jah, öö on maagiline, öö on kihvt, öösel on tore. Öösel on kindlasti ka palju ebameeldivaid asju ja külm ja märg, aga ikkagi töö on tore. Okei, aga miks sa just öösel siis pildistama hakkasid? Et kas keegi andis sulle kaamera kätte ja siis niimoodi kuidagi läks või kuidas see nagu, kuidas jõudsid sinna? Me võime alustada siis, kuidas ma nagu üldse pildistama hakkasin. Et kunagi ülikooli ajal mul kursavend justkui pildistas nagu filmile ja natukene pildistas ka mingisuguseid natuke nagu digiasju. Ma hakkasin kõrvalt nagu vaatama, et see on põnev. Ostsin endale mingisuguse esimese kaamera, mingisuguse Pentaxi hübriidi, mis oli kohutavalt halb. Sealt ma läksin hästi kiiresti Canoni peale pildistama, see oli kõik natukene parem. Siis on nagu iga algaja fotograaf, et sa käid igal pool, et sa käid mere ääres, sa käid metsas, sa pildistad mingit võidusõitu, autosid, kõike muud. Et hakkad nagu katsetama, et mis sulle nagu meeldib, ega sa enda jaoks seda niimoodi ei mõtle, et ma nüüd katsetan, sa lihtsalt teed ja tahaks kogu aeg pildistada, tahaks toota kogu aeg midagi. Ja ühel hetkel siis jõudsin ma kuidagi selle timelapsi juurde. See oli põnev, aga ma ei hakanud sellega nagu tegelema. Vanadel Canonide kaameratel oli kunagi mingisuguse häki sai peale panna, Magic Lantern või mingi asi oli. Seal oli siis tuli see nii-öelda esimene võimalus, kus sa saad kaameraga koos, kaamera sees ilma igasuguse välise seadmeta saad normaalselt timelapsi teha ja sealt ma hakkasin neid timelapse avastama, mis ma tegin neid küll päeval ja sealt kuidagi jah, nagu ma enne sulle ütlesin ka, et sealt kuidagi tänu siis ajapuudusele liikus see asi kuidagi kõik nagu öösse, siis ma otsisin esimesed juba sellised objektiivid, millega saab nagu öösel ka pildistada ja nii ma olen seda ööasja vaikselt arendanud. Ja siis mingi hetk tulin ma selle timelapsi juurde tagasi, sest et see öösel pildistamine lihtsalt muutus nagu igavaks. Pildistasin kõik ägedad tuletornid üles, mis mulle meeldisid ja siis ma mõtlesin, et kui ma juba siin olen, et siis eks ma siis proovin hakkasin timelapsi ka öösel tegema ja siis ma mingi hetk sain aru, et see on kohutav ikaldus. See on hästi keeruline, mingit tulemust sealt saada, et see ei vilguks kõik ja et öösel või hämarast näiteks öösse pildistades see valgus kõik muutub ja see on kõik selline keeruline, et keeruline. Jaa, see minu meelest ka see tundub kõrvalt vaadates nagu väga keeruline, et just see, kui valgus muutub, et okei, teed päeval, on enam-vähem ühtlane valgus, teed ainult öösel, on enam-vähem ühtlane valgus, aga kui seal mingi, ma ei tea, päike loojub, siis see valgus kogu aeg muutub, et kuidas sealt nagu normaalset asja üldse kätte saada, see on nagu, müstika ju. Ta ei ole müstika, ta tahab jah, selles mõttes nagu katsetamist saada ja proovimist ja eks paljud tarkvarad aitavad sellele kõigile kaasa, et seda lihtsamaks teha. Mingis mõttes ma tegelikult olen nüüd juba sellest päevast töösse asjast juba loobunud, sest ega seda head tulemust on väga keeruline saada.
eriti sellisel ajal, kus on pime, ehk siis kõik sügis, kus on külm, on ju, et akud ei pea vastu ja kõik see on nagu keeruline, et suvel juunikuus on mõnus soe küll, aga taevas on põhimõtteliselt sama valge kui praegu väljas on, et siis ei ole öösel nagu midagi teha ja see kõik kuidagi jääb sinna külmale ja märjale ja lumisele ajale see öösel ulkumine, et keeruline, jah. No, kui ma nüüd nagu kuulen, siis sa kogu aeg ütled, et külm ja märg ja vastik ja rõve, kas me niisugune väike masohismi noot on nagu sees, et käid piinamas ennast. Ei ole üldse, aga mulle võib-olla mingid väljakutsed nagu meeldivad. Et kui lihtne, siis on ju tegelikult ju igav. Ehk et siis minna soojas ja teha, aga see fotograafia peab olema nagu väljakutse minu jaoks, võib-olla teiste jaoks ei pea, minu jaoks peab ta olema võib-olla veits nagu väljakutse, ehk et kui ma jõuan koju sinna arvuti taha tagasi, et neid pilte nagu töötlema hakata, siis ma hakkan, saan kuidagi niimoodi mõelda, et ma olen ennast ületanud. Ma olen teinud midagi, mida ei ole võib-olla nii lihtne teha, mis tahtis saada mingit ettevalmistust natukene ja läbimõtlemist ja siis, kui see lõpuks kõik nagu mingi 4.-5. korraga normaalselt välja tuleb, et siis sa oled endale uhke. Et sellepärast, eks igas fotograafia valdkonnas on väljakutse, see tuleb enda jaoks üles leida. Et kui me võtame kas või Jaanus Ree, kes käib välkudega teeb, on ju kiiret ja väga, väga aktiivset sporti, et see on ka väljakutse. See teeb selle asja nagu põnevaks. Igal juhul, jah. No ma ütlen kohe siia juurde ka, et Jaanus Ree käis podcastis ka, et osa 16, kes tahab kuulata. Aga jah, see väljakutse, et ma saan aru, et see öö pakub sulle piisavalt väljakutse, et okei, sul on aega ka öössel, eks ole. Et siis see päevatöö on nagu läbi ja lähed öössel, siis seal on. Mis seal öös siis on nii salapärast? Seda on palju küsitud, et miks öösel ja sellele võib-olla nagu raske vastata, aga öö võib-olla peidab kõik sellise muu ja argise koleda nagu ära, et sa saad sellele subjektile, kas see on siis tähistaevas või mõni tähistaevas koos mõne puu või asjaga, sa saad sellele asjale nagu keskenduda, sa saad mõelda, kuidas sa seda nagu välja valgustad, kui valgustad, et see on selline, sa saad seda kontsentreerida nagu seda asja, et mida nagu teha, et siis ja öö on, minu jaoks ma olen ööinimene täiesti, selles mõttes, et mina enne kella 1:30 naljalt magama ei jää. Et mulle on see kogu aeg meeldinud see selline kuidagi, kuidas ma sulle seda seletan. Selline olukord, kus kõik teised magavad ja siis ma saan kuidagi nagu oma mullist toimetada. Kodus naudin ka seda, kõik on magama läinud, siis ma tulen sealt pildistamas, mõtlen, kõik on vaikne, ainult kass on üleval, et siis istud vaikselt töötuppa ja hakkad neid asju seal töötlema ja metsas samamoodi, et autod ei sõida öösel, keegi ei sega sind selles mõttes, et sa saad niimoodi segamatult ja rahulikult omas mullis toimetada, see on minu jaoks kõige toredam siuke. Ma isegi täitsa mõistan, mulle meeldis ka mingi aeg just öösiti üleval olla, siis siuke hea vaikne, rahulik, telefoni ei helise, keegi ei kirjuta, siuke mõnus. Ja. Facebookis on ainult teised ööfotograafid on seal kuskil grupis. Jah, kuule virmalised on. Ja, kes kuhu läheb. Kes kuhu läheb, just. Et kas on mõtet üldse minna, eks ole? Ja. See on nagu hea, et sa mainisid kohe seda gruppi, et sa pildistad öösel virmalisi, tähistaevast, mingid asju, maju või tuletorne sa mainisid, eks ole? Ja, ma pigem otsin nagu asju, mida on võib-olla vähem tehtud või on tehtud, siis ma proovin seda nagu teistmoodi teha. See on nagu keeruline küsimus, et kuidas sa nagu üldse mõtled, et mida pildistada, et ma väga palju ikkagi eelnevalt surfan kas Google Mapsis või selles Maa-ameti kaardis ringi, ma vaatan mingid väiksed järvekesi, ma otsin mingid selliseid asju, kuhu võiks minna, siis ma võrdlen neid kohti ja vaatan selle valgusreostuse kaardiga. Et kas seal üldse on, kui palju see mõni linn nagu lähedal on, kui palju see nagu seda tähistaevast nagu nii-öelda ära rikub, on, et kas selline kaart on olemas kuskil? Jah. Maa-ameti lehel on olemas? Ei. Light Pollution Map Google'isse. See tuleb Light Pollution Map. Okay. See näitab sulle Eesti põhiselt ka ära, et kus
et kui virmalisi just pildistada, et siis leiad võib-olla mingi järvekese mõne mõnusa metsatuka, kus võiks nagu teha, et siis vaatad, et mis põhjasuunas lähedal on. Et kui seal metsa taga on kohe asula põhjasuunas, siis ei ole ilmselt mõtet sinna minna, et selline eeltöö on ka alati sellel asjal ees. Mis sa küsid? Me haksime rääkima, et mida sa siis pildistad väljas ja siis jõudsime juba järgmise teemani sujuvalt. Et kuidas sa siis neid kohti leiad siis, et Mapsi on ju või kas sa pimedas selles mõttes ei kobaringi, et lähed kottpimedas välja ja hakkad otsima. On ka neid olukordi, et lähed lihtsalt nagu teed mingi asja ära, aga teed autoga veel mingi ekstra ringi juurde, et vaatad, et mis seal on ja mis seal on, jätad meelde ja ka päeval ringi sõites selles mõttes, et ikkagi kui sa oled fotograafina nii-öelda nagu nägijaks saanud, ehk sa mõtled, su mõtteviis on kuidagi nii, et sa vaatad asju justkui kogu aeg nagu läbi objektiivi, et siis sa ikkagi vaatad, hea puu, hea koht on ja nii ja mis siin lähedal on, sa kogu aeg mõtled, autoga sõidad, siis vaatad, et mis siin teha saaks. See on äge koht on ja mis siin teha saaks. Ja mõte kerib kogu aeg. Mõte kerib kogu aeg, jah. Et, kuna Eesti on nii väike, fotograafe on palju, siis neid huvitavaid kohti on nagu raske leida. Vahest vaatad ikka, mida teised teinud on. Lähed sinna samasse lähedale, proovid mingi oma nurga leida sealt, et siin ei ole võimalik kuidagi teha nii, et sa teed mingi täiesti oma asja, et keegi on selle koha kindlasti enne üles leidnud sind, kellel veel rohkem aega on. Ja alati on keegi, kellel on veel rohkem aega, eks ole. Jah, kes viitsib veel rohkem otsida ja on veel põhjalikum. Ja veel fanaatilisem. Jah, just. Ja see on tõesti vist päris siuke keeruline. Ja timelapsi puhul ma olen sisse toonud siis seda, mida võib-olla Eestis tehakse vähe, ehk siis ma panen kaamera liikuma. Ja seda ma olen märganud, et sa paned kaamera liikuma sinna niimoodi. Kas ta on gimbali peal või slaideri peal, et see teeb selle asja nagu minu jaoks nagu eriti ägedaks, selle tulemuse, selle asja kogu paika panemine seal metsas külmas, pimedas on keeruline. Ma olen kohutav pedant, see on täiesti ebareaalne, ma ajan ennast hulluks, inimesed, kes muga vahest kaasas käivad, mõtlevad, kaua sa teed? Kaua sa sätid seda, kaua sa seda kaamerat otseks sätid, miks sa seda pärast ei tee, siis mul on see, et ei. Kohe? Ja, ma põhimõtteliselt ei kropi, mulle ei meeldi see. Seda esiteks nagu üle selle põhjusel, et mulle ei meeldi see ja teisel põhjusel see, et öösel ma pildistan kaameraga, millel on väga vähe megapiksleid. Ehk siis mul ei ole väga võimalust kroppida. Aga ma kuidagi naudin seda, et ma olen teinud kohe nagu õigesti. Ehk et ma ei pea pärast seda väga hullult nagu just nagu kadreerimise osas seda pilti nagu parandama, mis puudutab seda fototöötlust pärast, et see linnutee või see taevas sealt kuidagi rohkem välja tuua, see on nagu, seal sa saad rohkem sekkuda. Tulen tagasi selle grupi juurde, ööfotograafide grupp, et inimesed chativad, et millal on virmalisi asju, et kuidas sa vaatad, millal tasub minna virmalisi vaatama, kas sa vaatad, mis grupis toimub või kuskil chatis või sul on oma mingisugune leht, vaatad graafikuid või see on mingi kombo üldse? Kombo, jah, ma vastan kohe ära, aga selles mõttes, et ma vaatan seda virmalised.ee lehte. Ma kindlasti ei ole seal nii pädev nende andmete vaataja, kui on seal virmaliste grupijuht Kertu või keegi, et kes ikkagi nagu oskavad üsna nagu teaduslikult seda asja nagu vaadata, et aga see grupp annab, see on nii, või mitte grupp, vaid see leht on ikkagi nii nagu hästi tehtud ka algajale mõeldes, et sa saad üsna hästi aru, et mis seal toimub. Ja muidugi, mis see salata, selles mõttes, et virmaliste grupi need öö- või päevateemad, mis tehakse, need panevad tegelikult ju mingis mõttes väga hea suuna kätte, et nüüd on oodata, siis vaatame, et millal võiks, siis hakkad mõtlema, et kuhu lähed, vaatad oma nagu peas või arvutis märkmed läbi, et mis ma olen üles kirjutanud, kus ma võiks veel käia, siis hakkad vaatama, et mis see intensiivsus tuleb, mida ma teha saan, kuhu ma minna saan, vahest on nii, et ei lähegi, sest ühtegi head ideed ei tule. Sama ei viitsi ka minna. Lihtsalt niisama vaatama. Niisama vaatama ei lähe, jah. Ja mõnikord tuled tühjalt tagasi, täiesti tühjalt tagasi, et sul tegid mõne testipildised aru, et see pole see koht, järgmisesse kohta sa enam sõita ei jõua ja ongi kõik koju. Nii ka on juhtunud, et lähed välja ja siis taevas on must, pole mingit virmalist. Pigem vastupidi olnud.
et kuskil seal, ma alles avastasin pisikese järve kuskil seal Tartu maantee ääres, et kuskil metsas täitsa ja siis ma läksin välja, ma läksin seda kohta üle vaatama. Ma vaatasin kaardi pealt, tore koht, sinna saab ligi, on ju. Läksin seda kohta üle vaatama, tegin ühe timelapsi ära, mõtlesin, et okei, ma lähen koju, midagi erilist ei saanud, kuu oli liiga ere, aga ma vaatan korraks sinna virmaliste lehele ja siis vaatasin, tunni aja pärast ja ma sain sealt, ma arvan, et üle tükk aja ühe ägedama timelapsi virmalistest, et pärast seda ma läksin, ostsin kohe endale laiema nurga veel, sest et 24 jäi kitsaks. Et, Eestis jäi 24 kitsaks? Eestis jäi 24 kitsaks, sest et jaa, ma tegin seal ühe peegeldusega timelapsi ja seal ma tahtsin, et horisont oleks täpselt keskel, ehk siis see järve piir, et siis sulle see ülemine osa jääb, sellest jäi nagu puudu natukene ja läksin ostsin ühe 16 millise objektiivi, et saaks järgmine kord parem. Sellega ma ei ole midagi head saanud veel. Isegi mitte selle järve juures seal? Jaa, see järve läks nüüd jäässe, et selles mõttes see koht on nüüd kevadeks nagu maas. Okay. Ta on lihtsalt põhimõtteliselt üks valge põld, et seda peegeldust ei ole, ma otsin seda peegeldust tavaliselt. No siis sa pead ootama vist jälle, jah? Kahjuks küll, jah. Uut leidma. Mõned ideed on, ma veel ei avalda. Ega siin jah, võetakse kohe ära kõik. No see on jah päris harudaline tegelikult, kui Eestis on nii selline mäng muidugi ka, et jääb nagu 24 väikeseks, et Norras või kuskil seal põhjas on ju niimoodi, et sul on 12 ja sa mõtled, et ikka võiks olla laiem, sest et ei mahu peale. Jah. Siin selle aasta kevadel oli ka hästi kõva nagu virmaliste üks öö, et siis ma käisin Tänavjärve ääres, võtsin ühe sõbra kaasa, kes üldse fotograafiaga ei tegele, et ma tahaks ka virmalisi näha, ma ütlesin, et tule, midagi erilist siis ei ole nagu. Ja siis ta nägi neid virmalisi elus esimest korda, siis ma ütlesin, näed, sinu esimene kogemus on siuke virmalistest, et sa näed kohe ära, aga ma olen aastaid käinud seda väikest rohelist kaarekest kuskil põlluservast pildistanud, et siis oli küll kihvt. Oli küll jah, mingisugune õhtu ma mäletan. Jah, isegi lõuna pool oli näha, nad olid täitsa pea kohal ja see oli minu jaoks, ma ei olnud ka enne midagi päris sellist näinud. See oli jah, hästi võimas. Minu võimsamad mängud on kõik jäänud sinna Põhja-Norra, et Eestis ka vaatavad siuke väike kaarekene, mul ei tekita enam elevust see üldse, et kui ikka virmalist, siis põhjas, Norras või Lapimaal või kuskil, et ma ei ole nagu teadlikult käinud, seda küsitakse päris paljud, aga miks sa sinna ei lähe? Sa tahad jahtida? Jah, mul ei ole väljakutse. Okei, sul on äge esiplaanene, see on teistmoodi, see ei ole nagu Eesti, aga samas kui ma baseerun siin Eestis, siis mina enda jaoks mõtlen nii, et siis võiks seda Eestit nagu nii palju ära kasutada, kui vähegi saab, et leida neid põnevaid kohti. Kindlasti ma lõpuks lähen sinna Norra ka, et lihtsalt nagu ma arvan ka, sa lõpuks murdud. Silmaga ära näha, et murdun, jah. Et kas ma selle pildiga pärast midagi teen, on ja, aga see väljakutse Eestis on see, mis on põnev nagu. No seda väljakutset nagu jagub, jah. Ei ole neid väga tihti ja tihti on pilved ees. Mis on nagu kõige tüütum, vaatad, nüüd tuleb mingi võimas mäng ja siis meil on pilves. See on selle asja... See on asja võlu või? See on selle, mitte võlu, aga see on selle asja selline kurb pool ka nagu, et jälle jäime nagu ilma, on ju. Võlu ja valu. Jah. Aga kumba sulle rohkem meeldib pildistada, virmalist või tähistaevast? Mul on mingi teema mingisuguste puudega. Mulle meeldib puid ja tähistaevast pildistada. Mul kodus abikaasa ütleb ka, et jälle sa tegid mingi puupildi, otsi palun midagi uut. Mõtlen, et tule siis ise kaasa. Ei, nii külm on. Mõtlesin, siis lepi sellega. Et sa tahaks siis modelli siis pildile? Puu asemel või? Ei. Et selles mõttes, et tule ise kaasa, et tule leia siis, et loodusest midagi muud. Tule leia, tule näita näpuga mulle, kus see koht on, et mida ma peaksin pildistama. Põõsad? Suur põõsas? Põõsas ei ole võib-olla nii fotogeeniline jälle. Nii eriline, jah. Et ma olen neid üksikuid mände otsinud ja neid nagu ära kasutanud ja neid välja valgustanud, et oleks nagu kuidagi teistmoodi ja põnev ja endale põnevust. Et see on nagu tore. Nii et natukene valgusmaalingud ka siis sinna juurde. Ja. Ma alguses proovisin igasuguste LED-lampidega, aga need on koleda tooniga ja nüüd ma kasutan
IKEA laualamp. Mingi akupank on kaasas mul niisugune. IKEA laualampi? Ideaalne asi. Mingisugune 10 eurone IKEA laualamp, mis käib selle IKEA puldiga käib tööle. Sa saad ta intensiivsust kaugelt sättida ja siis teda, kui tahad, siis kinni panna, tööle panna, natuke saad tooni muuta. Ja siis ta käib akupanga järgi ja siis ma panen ta kuskile metsa alla maha ja rääkisin välja selle saladuse. Nüüd IKEA-st saavad kõik laualambid otsa. jah. Aga selleks peab enne tegema investeeringu, et sa saaksid endale akupanga, kus on 220 volti metsas kaasas sul. No see on natuke kallim. See on kallim, jah. Neid ega üks ei raatsi ei taha. Ja. No vaat näed, juba tuli konks välja. Tundub nagu hullult lihtne. Aga miks sulle need LED-id ei meeldinud? Kas see oli liiga külm valgus siis või mis sellega oli? Jaa, need oli raske nagu hajutada kuidagi, et see valgus on liiga terav ja liiga selline sirge joonega, et mulle meeldib võib-olla natuke selline pehmem, maagilisem valgus, et võib-olla esimene kord vaatajal tekiks küsimus, et oota, mis see on? Kuidas ta sai selle sinna? Et kus see valgus nüüd tuli? Et seda laualambiga saab ideaalselt lahendada. See kukub maha ja sealt on tükid väljas juba ja kõik, aga ta käib hästi. No peaasi töötab, kõik hästi nagu. Ja kuna ma elan IKEA-st 2 kilomeetrit, siis ma võin enne sinna minekut ka uue osta. Enne 9 vist pead minema siis. Jah, praegu saabki, praegu on juba väljas nii, et pimedaks läheb kell 7 juba, et või varem isegi. Praegu ikka varem juba, 4 on pime ju. Siis ma jõuan IKEA-s mitu korda käia. Rääkides katki minemisest, oled sa midagi ära lõhkunud ka öösel? Ühe Canoni ma olen kunagi kukutanud tükkideks. Panin statiivi peale, mõtlesin, keerasin kinni, viskasin koos statiiviga õla ja sinna ta läks. Asfaldi peale? Ei, kruusa peale. Kereleks, nagu tükk tuli välja. Objektiivi terveks siis? Objektiivi jäi kusjuures terveks, seda objektiivi ma kasutan siiamaani. See on see Sigma 24 mm 1.4 art. See on mul rummukarjääris vette kukkunud. No see on igale poole veerend. Selles mõttes, aga see on uskumatu objektiiv. See varjuk on katki, see mul sealt natuke on liimi, natuke on teipi. Käib. Ja ta ei ole, selles mõttes, et tavaliselt pere kukkumist peaks olla nüüd kuidagi vaatama üle, et kalibreerima, et kas ta ei ole enam äkki läheb, nagu läheb pehmeks. Ei, kõik on timm. See elab hästi, seda ma ei müü kunagi maha. See on nagu pommikindel objektiiv sisuliselt sul. Aga üldiselt ma olen selles mõttes, et ma hoian tehnikat nagu väga, sest et mul on kott on ikkagi pakitud niimoodi, et iga kord on asjad ühte moodi sees. Igal asjal on oma koht, on ju, et kui ma pimedas pean ikkagi nagu kobama ja otsima midagi, siis ma tean, kus mu asjad on. Et kui sa hakkad seal, noh. Nagu praktiline ka juba. Ja isegi kui ma lähen sealt ära ja väljas on külm ja ebameeldiv, siis ma ikkagi pakin selle koti seal nii-öelda pildistamise lõppedes ära ja panen autosse ja viin tuppa. Ma ei tea, kas ta peaks tegema, aga ma teen. Siis on hästi. See on hea tunne. See on hea tunne. No ja sa ütlesid, sa oled selline pedant ka, et siis loomupärane käitumine, liigile loomupärane käitumine. Oled sa mõne loomaliigiga kokku ka sattunud? Ei ole. Selles mõttes, no ikkagi, kui sa sõidad kuskile, sa näed rebast või kährikut või kitse, mõnikord põtra, aga metsas ei ole selliseid kohti olnud. Ehk mulle väga ei meeldiks ka, ma veits nagu kardan. Et üksi olla kuskil kõrvemaal metsas, kuskil kõik krõvisevad ümber. Natuke on ebameeldiv ka. Seal see IKEA lamp nagu veits aitab. Siis nad lähevad teises suunas. Ja kui see põleb, sul endal on ka tunne, et sul on mingi valgus on ümber. Huntide ulgumist ma olen kuulnud, see on hästi veider, mis inimesega kuidagi teeb, et ma ei olnud kunagi enne, ma ei ole eluses hunti näinud, ma olen pildi pealt hunti näinud, on ju, aga ma olin kuskil seal Kosekandis ja pildistasin virmalisi kaamera timelapsis ja kuulen järsku üks hunt ulub ja siis ulub terve see kari järgi, nad olid üsna lähedal, paarsada meetrit võib-olla, aga inimene, mina läksin teist soolasambaks, ma ei osanudki, ma mõtlesin nii, äkki peaks autosse minema, siis mõtlesin, autosse ma minna ei saa, siis lähevad korraks tuled põlema. Siis ma rikun oma timelapse ära, siis ma seisin selle auto kõrval ja mõtlesin, tulgu, mis tuleb. Aga sõid auto kõrval? Ma olen auto kõrval, ma olen väljas, Aga ei, ega nad ei tule inimest, selles mõttes nad ei, inimene nende jaoks haiseb vastikult ja et ma ei usu, et nad tahavad meid sinna vaatama, nuuskima tulla.
Nad peavad vist olema nagu mingi väga-väga näljas, et kui tulevad, eks ole. Aga jah, selles külmas metsas ja selles, kus see nagu see heli nagu võimendub ja see kajab ja see oli kihvt, selles mõttes elamusena oli see kihvt, et loodusfotograafidel on see arvatavasti tavaline, mis ta räägib, et me kuuleme iga päev hunti ulumus, aga minul esimene kord oli küll kihvt, et no kuskil pimedas ka veel, siis ma arvan, et ma oleks samamoodi mingi soolasammas lihtsalt, et ei tea isegi kas või kuhu minna või kas minna. No mõistlik oleks ju autosse minna, aga nad sinna ei tule, aga siis ma kohe mõtlesin, et ma lähed nüüd tuled põlema, siis ma rikun timelapse ära, et just olid virmalised ka natuke, et siis jäin sinna auto kõrvale. See on see uute autode miinused, et nii ukse lahti teed, siis lähevad tuled põlema, on ju. Ma olen mõelnud, ma olen siin inimestega rääkinud ka, kes auto elektrit tunnevad, et tehke mu auto ümber nii, et mul ükski tuli põlema, et ma saaksin teha paneks autosse kuskile sellise lüliti, et kui ma selle sisse lülitan, siis mitte ükski tuli ega mitte ükski asi tööle ei lähe pimedas. Aga no ilmselgelt see on nagu võimatu, aga selleks nagu tore, et üks keegi teha selline ööfotograafide modification. Ei no, aga siis tuleb osta lihtsalt vanem auto. Ja mul ei ole väga uus auto, ikka lähed tuled põlema. Mul on mingisugune vanem auto, ühesõnaga. Mul on nii, et ma võin sisse istuda, ma võin mootori ka käima panna, mul ikka esituled ei põle. Ei, mulle ka esituled ei lähe põlema, aga need mingid tagaluugi peal oled, need punased tuled, need lähevad põlema ja see punane valgus on kuidagi nii intensiivne, mingil põhjusel ma ei saa nagu neid välja lülitada ja siis ma ongi, et mul ei ole uus auto, mul on 2010 aasta auto, see on vana auto, võib-olla sul on veel uuem. Mul on veel vanem. Mis auto sul on? Mul on 28. aasta auto. Ja seal vist, aga kus juures ma ei tea, kas taga lähevad tuled põlema, mitte ma seda ei ole tõesti jälginud. Ma lähevad taga ja lähen põlema ja teine võretaks mingi tekk võib peale visata. Aga teibid kinni lihtsalt tuled enne. Jah, siis unustad ära. Ja, teistpidi halb jälle. Just. Keegi sõidab tagant sisse, sest ta ei näe sind. Et sellega on siuke kuidagi rituaal alati, et nii paned kõik asjad üles, paned kaamera, enne kui sa timelapsi paned, siis veendud nii. Tagaluuki ma enam lahti tegema ei pea, kas ma kõik asjad olen välja võtnud. Kas kõik asjad on olemas, on ja siis on see, et tavai, nüüd on kõik asjad olemas, siis ma olen mõelnud, et peaks enda jaoks üks nagu lendurite checklist tegema. No see kõlab nagu sul peas juba on see checklist olemas. Jaa, aga ma ikka unustan. Ikka unustan. Ja siis on vaja paberile ka. Või ma vahest unustan asju maha ja tohiks seda unustamist ikka juhtub, jah. Kaamera ja slaideri vaheline juhe jääb maha. See ei saagi timelapsi teha. Siis oled õnnetu lihtsalt. Koju ei viitsi sõita 100 kiltit ära tuua. No, ma olen unustanud statiivi kinnitusega maha. Ma olen kaamera maha unustanud. Okei. Oli kuidagi mingi õhtu, et tulevad virmalised, lähme. Üks sõber mul ka, et ma tulen ka, olgu, lähme saame minu juures kokku. Panin asjad autosse ära kõik juba ja võtsin kaamera kuidagi niimoodi, et ma ei tahtnud seda kotti panna, ma panin ta autosse, et lasta natuke nagu olla seal soojas kuidagi. Ja siis oli see, et kui me autoga lähme sinu autoga, lähme sinu autoga, siis ja sinna taha istme see kaamera mul jäi. Aha, okei. Siis ma võtsin tema teise kere, mis oli minu jaoks võõras. Ja siis, kui me jõudsime sinna kohale, siis õnneks virmalis ei olnud enam, nii et ma lihtsalt ilma ei jäänud. See mõte su peas, et saad tegeled öösel pilistamisega, jätad kaamera maha. Et kui loll saab olla. Kui sa statiivi jätad maha, et siis paned ikka kivi peale või sätid ära kuskile mingi asja vahele. Aga no see on variante, on erinevaid siis, jah. Aga kui midagi sinna panna ei ole, siis natuke raskem juhus. Aga telefoniga näiteks oled katsetanud? Jaa, selles mõttes, et lihtsalt koju saata pilti võib-olla, et vaadake, mis väljas on. Aga see pimedas ikkagi need ei ole nagu suurem asi, et mul ei ole ka mingi väga moodne telefon, et saaks teha. Et. Aga sellised kaadritagust pilti saab natuke teha, et ja nii ta on, jah. Nii, ega see timelapse. Nii. Mis sellega on? No see on nagu, me natuke juba rääkisime sellest ka, et siuke tundub veits keeruline ja ma saan aru, siin on jälle sinu jaoks nagu see väljakutse, mida sa jahid on ja teiseks seda on nagu huvitav vaadata, ma olen vaadanud su timelapse, et nagu tõesti nagu ilusad ja kihvt on nagu tõesti, et kui tavaliselt see kaamera nagu seisab, et mina olen ka teinud niimoodi, et et kaamera seisab ühe koha peal statiivi otsast, teed timelapsi,
Aga see liikumine, see annab kohe nagu midagi juurde sinna, et see nagu teeb palju ägedamaks. Jah, selles mõttes on ta natuke nagu, kui ta posti otsas või öelda statiivi otsas seisab, siis ta on nagu päris liikumine on natuke tegelikult nagu siuke nii-öelda juurde mängitud draama selle asjale, on ju. Aga tõesti vaatajale on toredam vaadata seda, see nii-öelda fotograafi jooks muidugi seab jälle tohutud piiranguid, on ju. Et sa ei saa teha väga pikkasid särisid. Siis pigem kõrgema isoga, võimalikult lahtise avaga. Sest et kui ta on slaideri peal, siis on natuke nagu lihtsam, et ta liigub kindlat ühte trajektoori kas vasakult paremale, et siis sa saad teha natuke pikemaid särisid, aga see teeb selle aja jälle, kui sa selle säri väga pikaks teed, siis see teeb selle timelapse aja väga pikaks jälle ja kui väljas on 15 kraadi külma, siis ega need akud vastu ei pea lõpuks. Ja gimbali pealt tehes ei saa väga üle 5 sekundi teha neid särisid, sest et ta ikkagi lõpuks see gimbal ei suuda seda kaamerat päris paigal hoida, siis läheb nii-öelda väristab ära need kaadrid, et eks ma olen siin katseeksitusega need numbrid nagu välja mõelnud, kuidas seda saab teha. See on ikka päris pikk siuke katsetamise protsess siis enne, kui üldse saad sellise väga laheda tulemuseni, mida presenteerida uhkelt. Eks ma tegelikult väga palju katsetan kodus ka selles mõttes, et tuleb mõni idee, et võiks nii teha ja siis proovid kodus ikkagi enne läbi, et ei ole mõtet niisama sinna külmetama minna ja aru saada, et see ei tööta. Paljud asjad, palju asju ei saagi nagu teha. Et jah, siuke, ma valmistan ette veits, et proovida, et mitte metsas minna sinna pimedasse neid asju seadistama, et kodus teed ikkagi mingid asjad enne ära ja mõtled välja ja arvutad välja selle aja umbes ja kui kaua võiks akud vastu pidada. Ja pildistan pigem ka nagu vana tehnikaga, et mulle kuidagi meeldib see väljakutse selle vana tehnika nagu viimast võtmine sellest, et võib-olla liiga lihtne oleks osta uus ja kallis kaamera, mulle meeldib kuidagi nii-öelda nagu taaskasutust natuke või et teha nagu pigem vanade asjadega, et saab. Kindlasti saab. Keegi ei tee vahet võib-olla. Endal on vahepeal raskem lihtsalt, aga saab. No ikka tahaks enda elu raskemaks teha, ma vaatan. Ei, see noot ei tohiks siit üldse nagu kõlama jääda, et ma tahan enda elu raskeks teha, aga sulle meeldivad ikkagi väljakutsed, eks ole? Nii, et võtame selle nurga siis. Jah. Üks väljakutse teise otsa ja kõik sa uhkelt ületad. Jaa, et kui me lähme vahest kellegiga siin koos metsa Urmo Pajuga või kellega me tavaliselt nagu temaga käime, et siis ta tuleb statiiv ja seljakott ja mul on pagass asju täis. Mul on suur seljakott, 3 statiivi, slaider, gimbal, slaideri otsa käivad monopoodid veel, et siis on see, et ole ja Urmo viska ka midagi üle õla, kui me metsa läheme. Ei jaksa ise oma asju tassida. Ja siis see akupank ja siis see ei käe ka veel. Okei, sul on ikka väga palju nodi. Mul on palju asju, jah. Ehk ma pean asukohti veits valima nii, et ma saan autoga suhteliselt okeilt nagu lähedal, et ma selle kolaunnikuga ei saa nagu mingit 5-killist jalutuskäiku on keeruline ette võtta. Siis peab enne välja mõtlema, et ma teen ainult slaideriga või ainult gimbaliga pakid asjad enne ära, et ma just tahtsin küsida, et kas oled mõelnud, et vähendaks seda kola hulka näiteks? Jah, aga siis jõuad sinna, mõtled, ma teeks gimbaliga, vaatad, üldse ei tööta. Et siis on hea, kui on slaider võtta jälle. Siis on väljakutse ikkagi jälle ju. Selles mõttes jah, et kuidas nagu, et kuidas, eiga see lõplik tõde selgub ikkagi kuskil seal selle puu juures või kuskil seal järve ääres või kraavi põhjas, et kuidas see asi nagu välja mängima hakkab, et mitte, et mul viriseks, aga asju on palju. Asju on palju, Objektiivi soojendaja ja sellele akupank ja kaamerale eraldi akupank ja akut ja siis igaks võtad kõik objektiivid kaasa, mul palju objektiivi pole, aga need kõik, 1-2 objektiivi? 3 objektiivi on mul. Okei, kõik 3? Kõik 3 on ikkagi kaasas, jah. Ööfotograafiaks ei ole neid väga palju mingisuguseid pikkasid torusid ega midagi vaja, et pigem suure avaga lainurgad. Jah. Need võtavad õnneks enam-vähem vähe ruumi ka, et nad ei ole väga pikad, eks ole. Lühikesed head. Just. Kui mitu klõpsu su kaamera tavaliselt teeb selleks, et üks timelaps kätte saada?
Eks see oleneb sellest, mis ma nagu teha tahan, aga ma tavaliselt kuskil sinna 600 ja 2000 vahele jään. 600 kuni 2000, päris suur vahemik tegelikult, aga no jah. Aga kuskile sinna jah, et slaideriga ma olen umbes nagu välja arvutanud, et kui ma tahan nagu tund aega katta ajaliselt nii-öelda pildistamise aega, et siis ma tean, et ta teeb kuskil mingi 1200 pilti selle aja jooksul ja siis on see, et noh, siis mis sa säriks paned ja mis sa teed, on ja aga ega ju peale virmaliste seal öötaevas nii palju väga ei juhtu, et sa peaksid väga pikalt tegema seda. Linnutee keerab, on ju, tähendab linnutee on paigal, maa keerab, on ju, ja virmaliste puhul jah, tihti võiks nagu teha nagu pikemalt, et ega sa ju täpselt ette ei tea, mis nagu saama hakkab, on ju. Et on juhtunud ka neid olukordi, et paned käsitult tegema ja siis vaatad, et mul on 100 pilti veel teha, aga nüüd hakkab tulema alles see mäng õige, et siis kähku kinni ja otsast peale ja siis pärast kustutad kodus need kasutatud pildid ära ja aga jah, selles mõttes, et jah, kuskile sinna, ütleme siis keskmine mingi 1000. Aga sul seda varianti ei ole, et kui sa vaatadki nüüd virmalistel, et nüüd hakkab see päris mäng tulema, on ju, sa ütlesid, et 100 pilti on veel jäänud, et kas, et paned siis lisaks sellele 100, paned järgmised 500 kohe otsa. Sa ei saa teha seda, sellepärast, et sa oled selle slaideri liikumise ära programmeerinud. Okei, kui sul on slaider ka. Alguspunkt, lõpupunkt. Et sa ei saa öelda talle, et sa pead ta kinni panema ja sõitma ta algusesse tagasi, et hakka nüüd otsast tulema jälle, et kui sa jah, selles mõttes, et teeksid ainult statiivi pealt, et siis sa saad jah, keerata võib-olla sealt seda neid piltide arvu juurde. Ja Gimbaliga samamoodi, et kui sa oled selle mingisuguse liikumise ära programmeerinud, kus sa tahad, mis teed ta läbi sõidaks, siis sa pead ootama, et kas ta käib lõpuni või sa lõpetad ära ja paned otsast peale tegema selle. Okei. Jälle raske. Jälle nagu väljakutse on ja mingi siuke lisanüanss on kohe juures, et vau, väga crazy. Jaa, ma olen ise selle enda jaoks sellises crazy'ks nagu teinud, aga sest mingit hakkab nagu igav. Eks sa teed seda võib-olla nagu ühte asja ja siis sa mõtled, kuidas saaks nagu edasi minna. Et mida saaks nagu veel teha. Kuidas saaks sellest Gimbalist või slaiderist nagu maksimumi võtta, kuhu teda paigutada, et see liikumine nagu väga äge jääks ja siis mis ma siin viimaseid tegin, et ma panin selle ta kuidagi puu all nagu liikuma niimoodi, et justkui nagu see slaider tundub, et keeraks ümber puud, päris ei saa keera, sest ta on ikkagi sirgeasi. Aga see oli ka kodust natuke ikkagi enne katsetamist. Et kuidas teda paigutada ja laias laastus pead seda panema nagu võrdskülgseks kolmnurgast puust, et see slaider, et muidu jääb ühest otsast see puu nagu teissugune nagu teisest otsast ja et siis see, jah. Mul üks on enam-vähem olemas, okei timelapse puu alt üles, aga ma tahaks paremat teha, siis ma mõtlesin, ma võtan mõõdulindi kaasa, et ma panen ta ikka väga täpselt sinna alla paika. Et siis on nagu hästi. Mõõdulindi võtad kaasa? Jah. Vau, no sa oled ikka väga metoodiline, väga läbimõeldud, see on nagu vau. Jah, võib-olla peaks tõesti ravile minema. Ei, ma ei tea, kes peaks, nagu, see teeb ka sinust selle, kes sa oled, on ju, et sa oskad läbi mõelda, teha neid timelapse selliselt, et ma olen nagu veidi siuke impulsiivsem, siis ma ilmselt ei viitsiks nii palju nagu läbi mõelda enne. Ja kahju on tegelikult selle juures see, et tegelikult pärast sealt timelapsist ei pruugi aru saada seda pingutust. Ega ei saa, ei oska mõelda, mis see on seal. Need inimesed, kes on kaasas käinud, on aru saanud, et kui kaua see aega võtab, on ju, mis sa selle jaoks kõik tegema pead, mis sa tegelikult teadma pead ja mis sa pead olema enne nagu läbi katsetanud, on ju, et sa neid mitu korda ühe sama reha otsa ei astuks. Et kahjuks on jah kuidagi, et ei paljud veel mõtlevad, et sa oled selle liikumise nagu digis teinud. Lihtsalt pärast oled teinud, et teed kõrge megapiksliga kaameraga ja pärast teed see liikumise, aga kes vähegi teab, siis digis sa ei saa teha nii, et sa näed puu ühte külge, siis näed teist külge, et see ei ole nagu võimalik. No see mõte ka mul nagu tekkis ka nagu error kohe, et oota, aga kuidas? Jah. Et kes mõelda ei viitsi või kelle selles mõttes ei peagi kõik huvitama see tehniline pool, et kuidas see hull nüüd selle teinud on, aga jah, et digis paljusid asju lihtsalt ei ole võimalik sellisel kujul selliseid liikumisi teha. Digis oleks nagu lihtne, et liiga võib-olla nagu tavaline, et selles mõttes siis sa teedki masinaga, et siis annab sellise teise tulemuse. See on jah jälle teistpidi nagu
katsetamine ka ja tegemine, siis sul peab ikkagi jälle algmaterjal olema selline, et sa saad midagi seal digis teha üldse. Et kui algmaterjal on kehv, siis ei saa seal digis ka midagi teha. Jah. Ja eks ta tuleb nagu ajapikku, et need läbikukkumisi on tegelikult ikka nagu, tegelikult on kuidagi nii, et 50% sa ikkagi laias laastus kukud nagu läbi. Ei ole see, mis sa nagu, kui sa lähed täiesti uude kohta, et ei ole see, mis sa ette kujutasid, sa ikkagi ei leia seda nurka, sealt mingisugune põõsas on ees või mingi asi ja siis mulle meeldib ka nagu puhas kõik ja siis kui seal on mingid kõrred on ees, siis ma ei taha ja siis mulle ei meeldi ja siis ma võtan mõne kõrre, võtan noaga maha ja siis ma mõtlen, et see polegi nagu see päris ja tegelikult ma veits ikkagi disain ennast hulluks. Et selles mõttes teised fotograafid, kes kaasas on, ma ütlen, et ma ei saa teha, mulle ei meeldi see põõsas või see mingisugune kõrs või mingi oksin sees, et miks ta ei meeldi sulle, see on ju loodus, ma ütlesin, ei, ta peab olema ikka sirge ja no mul on autos ka need õhusuuned on ühtemoodi ja temperatuur on 22 alati ja selles mõttes, et Okei, no igal ühel omad kiiksud, nii et et jah, ta on siuke sellepärast see sobibki mulle võib-olla. Ilmselt küll, jaa. Kui ma oleks nagu lohakam nii-öelda heas mõttes, on ja. Siis ma võib-olla teeksin midagi muud. Pilistaksin midagi muud. Aga et see, et ma iseloomult selline imelik olen, siis võib-olla see nagu ongi õige asi, mida ma saan teha, et ma saan nagu mingi lõpmatuseni timmida. Ja oma neid nurkasid taga ajada seal mingisuguseid täiuslikke, minu enda jaoks täiuslikke asju, mis teiste jaoks võib absurd tunduda. Ja see tundub küll jah, et see on nagu sinu jaoks õige suund. Loomi ma ei kannataks oodata neid pilistada, neid loomi ja oodata, kui keegi tuleb midagi ja kui ta tuleb, siis ta tuleb minu jaoks valesse kohta ja siis ma olen juba õnnetu. Jälle halvasti. Jah. No väga äge. Väga kihvt on nagu kuulata seda, et keegi viitsib niiviisi pühenduda ja niimoodi ette valmistada ja läbi mõelda. See on tõesti väga lahe. Aga see ongi ju sul selle laiasastus selle podcasti mõte, et inimesed saaksid tulla ja rääkida, kuidas nad tegelikult teevad asju. No, absoluutselt. Et asjad ei tule kuidagi nii, et sõitsin kodust õigel ajal välja, tegin ühe klõpsu, olen kodust tagasi ja siis on valmis. Ei, nii ei ole, absoluutselt ei ole. Et räägingi, et väga lahe. No, ka minul on nii läinud, aga on ka läinud nii, et võtad kaamera kaasa ja lähed ja siis sa vaatad, et ups, aga mälukaart ei koju ja siis vaatad neid firmalisi ja tore on. No kotis peab olema mitu tükki igaks juhuks, aga mul ka juhtunud seda, et mul on kas 2 kaamera peale on 1 kaart kaasas või et kuidagi nii on läinud. Aga rääkides sellest ühest nagu korras, kus on hästi läinud, mul on kunagi tegin ammu 2015-14 tegin ühe häikese pildi Vergi sadamas ja see läkski tegelikult niimoodi, et ma panin kaamera ülesse, tegin ühe proovipildi, see oli udune, keerasin fookuse paika, tegin teise pildi ja see pilt oli perfektne ja rohkem mitte midagi pidanud tegema, rohkem häikest ka ei tulnud, sõitsin koju ja pilt oli olemas. Et vahest on nii. No vaat õnne peab olema ka. Vahest läheb hästi. Ja, vahest ei lähe hästi. Et see on jah, et kes see ütles kuidagi, et et õnn soosib neid, kes tegutsevad, eks ole, et kui sa seal ei ole, siis sul ei ole üldse võimalust. Just, et sa pead nagu midagi tegema ja käima ja mellama, et siis see õnn nagu aitab kaasa ka. Kui sa oled kodus ja mõtled, et võiks, siis see ei vii kuhugi. No just. Oleks ju võinud minna, aga jah. Oleks-poleks. Et nii ta käib, jah. Kas sa tahaksid veel millestki rääkida? Mul ei ole millestki väga rohkem rääkida. Me oleme vist kõik ära rääkinud. Minge kindlasti öösel metsa kõik. Minge vaadake, minge proovige. Siis saate aru, et seal on ka omad nagu ägedad asjad, et alati ei pea olema päeval õues. Et öös on ka omad võlud. Tasub kindlasti proovida. Pange soojalt riidesse. Väga hea soovitus. Et tõmbamegi siis otsad kokku ja teeme nii. Tänan sind väga toreda vestluse eest. Nii et ütleme siis kõikidele kuulajatele siinkohal tšau. Tšau. Ja nagu ikka, siis mine vaata ka Instagrami ja otsi üles aktiivne objektiiv ja sealt vajuta siis follow ka, sest et kõik uus info tuleb sinna. Ja lisaks sellele, kui soovid toetada podcasti tegemist natukene, siis mine ka patreon.com /aktiivne objektiiv ja saad anda siis pisikese panuse, et podcasti edasi teha. Suur tänu kõikidele, kes kuulavad, kes toetavad hea sõnaga. Et väga tore on teha seda.
järgmise korrani!